Ahoi kotkad, mis toimub? Laager 68, saadi juba üks haug siit samast sopist landiga, ma ei jõudnud veel filmidagi. Eerik sai juba 2 roosärge ka. Aga Rauno, mõõdame ära need roosärjed, mõõdame pikkuse ära ka ja siis saame teada kohe, mis see kala on. Et teeme postile siin kohe kiire tutvustuse ära, et kus vetsus käiakse ja et pissuaari ei kakata ja kus joogivett saab ja nii edasi ja siis teeme tiimid ja lähme vee peale. Võt. No arvestades siin kalda peal, mis juba tuli siin paar särge ja üks väike haug, loodame, et täna siis vee peal tuleb rohkem kui eelmine laager. Ja poistega leppisime kokku ka, et pissuaari ei kaka seekord ja et kui püksi kakame, siis ei viska ka neid sinna alla. Meil käis tühjendusauto ka. Muisu, mis teed? Kas sul on uus töö või? Jaa. See kaan on siia sisse visatud. Okei. Sealt tuli huvitavaid asju välja. Kuiv kemmer, kui tühjendusauto käis, et püksi kakatud trussikud on ka ikka kõik sinna ilusti vetsuauku visatud, aga me leppisime poistega kokku, et kui mina lasen püksi või te lasete püksi, siis paneme prügikasti ilusti need trussikud ja pärast tegeleme nendega. Aga praegu lähme vee peale ja vaatame, kas meil nüüd kala tuleb siis. Et eelmine laager oli kalaga ka kehvasti. Nojah, aga proovime. Mõõdulinti ka. Jälle Eerik. Jälle Eerik. Mõõdulinti ka. Mõõdame ära. Kui haug ei tule, siis tuleb kaldat asju. Ja, mõõdame. Ärge nüüd rittu astuge puruks. Vaatame kohe, kus lint on. Kas Eerik tahab jälle ära võita täna? Tahab jälle võita jälle laagi? No vaatame. $25. Oota. Nüüd vaatame korra, paneme saba sirgu ilusti. Ja sealt juures isegi jah, peaaegu 26. 25,5. Väga. Teises paadis, tegelikult me oleme teise pundiga juba peal. Esimese pundiga me ei saanud midagi, aga teise pundiga nüüd Eerikul. Eerik ongi täna kõige rohkem kala saanud, tuli väike haug. No, aga midagi, see läheb ujuma tagasi. Jah. Lähme ees või? No minge ees. Yes! Jah, jah. Midagigi, aga ütleme nii, et väike, ega mis sa teed. Paneme edasi, ei ole midagi teha. Või tähendab tagasi, me trollame tagasi, juba trollamise pealt tuli, et me visates midagi ei saanud. Tegime veel pika otsa ka, sõitsime sinna päris taha liivapaljandini kõige kaugemale, kus me laagri ajal sõitnud oleme sinna Ahvena kohta. Seal ka mitte midagi ei toimunud, et täis vaikus. Nii, kaldal oli saadud siuke latikas ka veel. Eks me mõõdame pikkuse ära. Meil vee peal ainult üks haug Eerikul tuli, aga vaatame siis. Kus ta suu on? On saba otsa juures. No 38 senti. 38 senti latikas. Pole hullu midagi. Okei, jätta meelde mõõt. Mis siin nüüd juhtus mingisugune hull lugu jälle, et tuli väike haug tuli ussi otsa. No jah, see tuleb nüüd kiiresti vabastada, ega siin polegi midagi teha. Konks ära, vette tagasi ja yes. No me teeme söömise ära ja siis me lähme jälle jõe peale, et äkki tuleb. Kell hakkab kiskuma hilisemaks vaikselt ja võib-olla nüüd hakkab haug ka sööma või ahven. Ma ise proovisin ahvenet muidu enne tükk aega. Oli väike lant otsas ja see kummiluttidega rakendus, mis põhja jäi, aga ei tulnud midagi. Aga eks nüüd vaatab siis uuesti. No haug ja ahven küll ei võta, aga siin tuleb selliseid jälle. Et 31 jah, ütlesid. Ja siis Erik oli saanud veel 30-se ka siukse, et see ka äge ju. Mis teed, lasem lahti või? Ma usun küll. Mis me sellega ikka teeme, jah? No paneme ujuma, siis vaatame või? Eerik näitab endama ka või? Päris uhke värk. No jah. Kena. Vaat. Ärge te juba see pilt vahera tundnalli, see äkki läheb vaja.
ja need särjed siis Eerikul läheb, ujub ära ja pane siis ka, jah, nendega ei ole praegu midagi teha. Las lähevad. Võt. Yes. Midagigi. Nii, meil on siin õhtune viimane söömaaeg. Tavaliselt me teeme grilli esimese päeva õhtul, nüüd teeme homme, sest et algul tundus, et meil siin sajab. Oligi kehv ilm, et grillime nüüd homme. Et täna vahetasime nagu välja, et teeme makaronet praegu siin, aga grillime homme õhtul baaslaagris hoopis, et lähme sinna. Homme luuab hästi ilusat palavat ilma ja võt, siis lähme sinna õhtul, aga ega siin täna õhtul vist midagi muud ei toimu enam, et lähevad paatidega peale küll veel siia sopi peale, aga kui midagi saab, siis näitame, kui ei saa, siis ei näita, et noh, ütleme nii, et roosärje poolest on väga hästi läinud see laager, suuri jurakaid on saadud. Aga haugiga, noh, mis see oli? 3 haugi, üks on ussiga saadud, üks on landiga kaldalt ja üks tuli landiga öö pealt. Aga ei midagi erilist, nii et vaatame homme edasi. Nii, hommikune esimene sõit siis, võikud on söödud ja paneme vee peale allumise kämpsa poistega, et noh, ei taha hästi uskuda, et midagi tuleb, aga proovima ikka peab, sest et jube palav on juba praegu, täna siin lubas mingit erilist leitsakut ja varsti peaks mingi äike ka veel peale tulema. Aga me jõuame vist ennem ära käia, veel ei ole nii pilvine, et see korra päeval tuleb äikest ja siis peaks jälle hästi palav olema edasi, aga noh, vaatame, käime vee peal ära. Noh, mis teeme siis? Ei saa kala, jah? Ei saa kala. Aga mul tuli mõte, et ega meil vist muud üle ei jää, et kui ta lanti ei söö, võib-olla sööb elus sööta. Aga me ei saa ju undasid panna siia jõkke sisse, need ujuvad igale poole kinni ja allavoolu minema ja et proovime teha niisuguse asja, et kaldalt saada nii palju väikest särge kui võimalik ja spinningute külge ehitada siis nii-öelda siuksed 1,5 meetrit tamiili spinningu trossi otsa juurde nagu ja mingi kork suurem ja siis veel tross otsa ja nii-öelda, et noh, et niisugused lühikesed rakendused, et mida vajadusel saab ära võtta, et kui elussöödad otsa saavad, saab lanti edasi loopida, aga et igaüks püüab omale siis särge ja proovime nii-öelda elussööda rakendustega siis äkki lasta siit kaldajatest või niimoodi või keskelt või kust iganes siin allavoolu minna ise paadiga nagu noh, kaasa ujuda, et äkki see õnnestub siis ja päästab kuidagi päeva ära, aga ennem on meil vaja nüüd jah, tagasi trollama hakata, siis varsti kohe me hakkame tagasi trollama teiselt poolt Võuku silda ja siis hakkame särge proovima püüda, kui neid üldse tuleb, neid väikseid. Igal juhul proovime ühe tõugu ja väikse konksuga siis pärast särge saada ja siis saab seda plaani hakata tegema, sest et praegu teise päeva lõuna me veel jõuame. Me veel jõuame küll püüda. Nii, me käisime korra kiirelt ära Rauno ja Ristoga ühes Kogre kohas, poisid tegid siesta siin kõige palavamal ajal. Tõime kokresid, et ega meil siin särge ei võta ka, et elussööta saada, need jagavad laiali kõik oma vahel. Ja siis nii palju kui on elussööta, igaühel nii palju on, juurde võib särge ka püüda, aga kogred jagavad võrdselt ära. Noh, nii jagamine käib, praegu jagub nii, et kõigile 3 ja mõni jääb veel varuks ka. Et ma panen need ekstra ära kuskile. Noh, said kõik 3 või? No võta siis 3. ka mulle, kellel ei ole veel. Ja siis hakkame. Läheb siis pinna otsa sükene asi. No. Taas on siin üleval, siis on 1,80 m tamiili. Kork saab 1,80 m sügavusele panna ja paneme konksu vastavalt kala suurusele. Ja läheb siis pinna otsa, kui kala saab otsa, siis läheb lihtsalt lant jälle külge. Nii, sööb ära. Mõlemasse paati läheb karp erinevat suuruses konksudega, sest kogred on natuke erinevat mõõtu ja siis kiired improviseeritud korgid käivad küll, mis seal vahet on. Peasid on raskus, tross ja siis läheb siia spets konks otsa ja need on niisugused 1,80 m spinningu trossi külge. Ja kui kalad saavad otsa, läheb see rakendus küljest ära ja trossi külge lant. Võt. Nüüd korgid sõidavad siin, vahepeal laseme rohkem kalda äärest ka ja ma ise omale ei pandki, jätan kõik söödad poistele ja mul on spinning kaasas küll, aga ma ei viitsi praegu loopida ka, ma jälgin neid asju siin, et ma saaks
vajadusel siis korrigeerida, et seda ei taha kinni jätta, neid elussöötasid kuskile rohtu, et saaks paadiga olla õigesti kogu aeg ja jälgida, kus need korgid on. No nii, nüüd puksiirime sellepärast, et nii lollisti said 2 akut täpselt ühel ajal tühjaks ja mul on varuaku muidugi kaasas, aga mitte mõlemale paadile. Ma arvestasin, et see teine peaks veel kaldal ära sõitma, aga ei sõitnud. Nüüd puksiirime, aga see mootor veab see 55 LPS-ine, isegi näed, 6 inimest, 2 paati järjest ja suhteliselt arvestatava kiirusega liigume isegi edasi, et ei saa öelda, et on nagu kehva mootor, et päris hästi rebib. 6 inimest, 2 paati, no ei ole üldse paha. Nii et kimame siis kaldale ja see oli tänane viimane sõit. Ei võtnud teise pundiga ka elus sööta, ei söö mitte midagi see haug praegu selle palavaga, nii et tuleme kaldale ja hakkame grillama. Ja nii, oleme siin baaslaagris nüüd. Et teeme tule üles ja hakkame siin grillama hoopis seekord. Et vahelduseks seal hoovis grillamisele. Siin paar korda oleme ennem teinud ka juba siin, teeme seekord jälle. On põnevam. Miku värk? Anna see värk arva. Ärge päris tule sees nüüd võitki, et aga jah, hea küll. Teeme siin siis selle asja ära ja no nii, hommik, kõigil näod paistes, palav, öösel oli palav, on ju. Palju magada pole saanud vist, ma saan aru, õhtul siin ka keegi käis ringi veel, und ei tulnud. Eks see suure palavusega ongi, minul ka suure palavusega und ei tule hästi. Mul samamoodi, ma ei jäänud magama kuidagi õhtul. Sinul tuleb hästi, jah? No jah, mina tahan hästi jahedat, ma keerutan seda patja ka kogu aeg ringi niimoodi, et see jahedam pool pea vastu, et muidu ei saa siuke tunne, et paneme jääkott padja sisse, siis on hea mõttes see padi läheb peal nii soojaks. Et sööme spannkoogid ära ja hakkame vaatama, kellel veel mingid elussöötasi järgi on ja kes tahab elussööta leotada vees ja kes tahab lanti loopida ja vaatame, mis veel siin teha annab selle kuumaga, et ja küll, hakkame tegutsema. Nii, seal taga läks Eeriku und praegu just. Eeriku und läks praegu just tagurpidi. Vaatame, mis toimub. Tagurda juba, see panete liiga suure hooga. Jaa. On. Poisil jalad värisevad kohe. Jaa, tule kaldale, vaatame. Jaa. Poisil jalad värisevad kohe, aug suur. Siia, vaatame kohe. Jah, mõõdus on ta ikka, ta paks vend ka sükene. Vaata, kui jäme. See on 53. 53. Noh, väga hea, paks kala. Riske, hästi söönud. Oot, aga äkki hoiame elus nii kaua või? Elus? Hoiame elus või? Või tahad koju võtta? Või sumpa? Vaata, siis ta ei lähe sandiks. Sööme ära. Ei saa, kaasa võib võtta ja koju või, aga lihtsalt sumbas elus hoida. Siis ta ei lähe halvaks, muidu me peame külmetuskappi panema ju. Hoiame. Ja, kui sa tahad koju võtta, siis hoiame elus, on ju? Paneme suurde sumpa. Väga hea. Aga võta näpitsad, võtame ta lahti. Eeriku und. Ega siin midagi muud keegi enam teha ei viitsi, kala ei söö, kui käiakse ujumas. Aga mina võtan niisama päikest, mina ei lähe vette, sest vesi on eriti märg veel, et alles üleeile sadas ju. Et mina ei taha minna siia sisse. No, poisid ujuvad. Eile kammisime, üleeile kammisime natukene maltsa ka vähemaks siit, et siis ei ole nii hull see vetikas jala vastas. Aga noh, hea küll. Oleme need viimased 4 tundi siis niisama siin teeme rannavärki. Noh, siin enamus ei viitsi kala püüda enam, jõhkralt palav on, aga näe,
Eerik sai roosärje veel praegu isegi, et siin roosärg, näed, ikkagist sööb vist. Jah, mitte väga suur, aga ikka normaalne. Noh, väga hea. Aga üldiselt jah, ega ei viitsita siin selle suure palavusega midagi teha. Peale ujumise ja järgi. Noh, esimene selle laagri ahven ka ei ole küll väga suur, aga ussiga tuli, jah? Ja. Aga noh, ikkagist ahven. No, niimoodi keset päeva palavaga. Nii. Ja poistele osadele tuldi juba järgi, et me peame juba auhinna ära andma. Tegelikult siin palju lõpuni jäänud ei ole. 31 roosärg. Näe. Voh. Ega siin muud midagi polegi. Teeme varsti lõppu ära ka, praegu veel natukene sööme ja teeme. No nii, ja laager läbi saigi. Et meil on praegu hästi palju neid laagreid, et meil on juulikuusse ju 5 laagrit tegelikult ja paneme juba augustisse laagreid. Et jah, ma usun, et augustikuu tuleb ka laagreid täis, et teeme siin kooli vaheajal nii palju kui saab, neid nii palju kui tahetakse. Et siis arvestage sellega, et tuleb hästi palju laagrivideosi ka vahele ja väga palju muuks asjaks ei ole aega. Nüüd tuleb uskumatult pikk vahepaus, 7 päeva, kui ühtegi laagrit ei tule. Jah, meil on siin see registreerimine ja püha üritus nagu vahepeal, aga siis edasi tõenäoliselt paneb jälle sama tempoga, nii et 2-3 päeva vahet ja siis laager, aga hea küll. Pange kiiresti kirja ennast siis augusti laagritesse, eks me paneme vaikselt kuupäevi ülesse ja kerge magama ära kratis, näeme järgmises.